Tere tulemast Musta kassitaro lugemisse veevalajad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 16–22 veebruar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab teil siin müntide kuningannaga. Müntide kuninganna on rahakaart ja müntide kuninganna hoiatab oma rahaasjades olema nagu ettevaatlik või kokkuhoidlik. Müntide kuninganna ei larista. Tema ei käi poes ostmas uusi asju. Tema vaatab kodus ringi, ajab sellega läbi, mis tal kodus juba olemas on ja kui vaja, siis parandab vana. Et siit ka soovitus teile. Palgapäev on alles kaugel, olge oma rahaasjades ettevaatlik. Aga mulle tundub, et teil on selleks nädalaks nagu mingi plaan. See on kuidagi seotudki rahadega, võib-olla teil on plaan nagu mingi lisateenistus saada. On teil mingi hea idee? Võib-olla on rohkem kui üks idee, et te olete nagu tulvil häid ideid, aga sellele on keegi vastu, et teil nagu tuleb oma idee läbi suruda. Enda seisukohti sellel nädalal kaitsta. Ja ma näen siin ka sellist egode võitlust, et keegi on ikkagi vastu sellele teie ideele või sellele heale mõttele, mis teil peas on. Võib-olla te tahate lisateenida, võib-olla te näete mingisugust raha investeerimise kohta, aga keegi ei ole sellega nõus. Et no ma ei oska nüüd öelda, sest et see nädala lõpukaart on siin karikate 7 ja karikate 7 ütleb seda, et teil on palju häid ideid, aga kõik neist ei ole reaalselt teostatavad. Et see ennem kui te oma ideid teostama hakkate, kontrollige absoluutselt kõike, sest võib juhtuda see, et te satute ise hiljem pettute, et kuidagi illusioonide küüsi võite sattuda selle karikate 7-ga. Siis ongi see mõõkade 5, tähendab siin võitlust, see on selline egovõitlus, et iga hinna eest tahab keegi võita, aga see võidu hind võib olla liiga kõrge. Edasi tuleb meil siin keisrinna, no keisrinna on selline täis ideid, täis uusi innovatiivseid mõtteid, aga tema on ka selline maaema, temal tegelikult on kõike küll. Et ta on selline armastav ja toetav, armastab linde, loomi, kõik tema ümber on ta on nagu tuhkatriinu, kus linnud ja loomad tulevad ise tema juurde, sest ta on täis armastust ja headust kogu maailma vastu. Aga siin edasi tuleb juba karikate rüütel. No karikate rüütel on ka selline emotsionaalne rüütel. Tema on ka täis armastust, täis emotsioone, täis romantikat, täis sellist häid mõtteid. Tahab samuti teistele head teha, tuleb heade uudistega. Aga siin edasi tuleb veel mõõkade rüütel ja sauade 7 koos. Mõõkade rüütel on selline rüütel, kes võib ennem öelda, kui mõelda, mis ta ütleb. Et mõõkade rüütli puhul on kindlasti tark oma emotsioonid hoida vaos. Kuigi teil tuleb oma seisukohti kaitsta, siis seda nagu mitte ka väga teravaks minnes. Et püüdke oma seisukohta kaitsta nii, et ei lähe väga teravaks oma ütlemistes ja püüdke oma ideid võib-olla sellel nädalal mitte nii tugevalt läbi suruda. Sellepärast, et see karikate 7 siin teeb mind pisut ettevaatlikuks. Kui nädala alguses hoiatatakse teid selle eest, et ärge laristage oma rahaga. Ja nädala lõpus tuleb karikate 7, mis ütleb, et mitte kõik ei ole nagu teostatavad ideed, et osad on illusioon. Tuleks kontrollida, tuleks vaadata,
kas kõik need head pakkumised, mis teile tehakse, on ka tõesed. Et sellepärast ma mõtlen, et ärge siis nii väga sellel nädalal, kui teil kannatab asjad edasi lükata, siis lükake edasi ja kaaluge neid oma häid ideid või neid pakkumisi veel korra. Ja kaaluge rahulikult veel korra läbi, et ärge minge väga tuliseks sellel nädalal. Pigem juhinduge sellest müntide kuningannast ja keisrinnast. Kontrollige oma rahaasju ja lähtuge sellest, et maailm on täis ilusaid ja häid asju. Armastage neid inimesi, kes on teie ümber. Ja hoolitsege ja hoolige oma lähedastest. Kandke hoolt selle eest, et teil endal oleks piisavalt. Ärge laristage rahaga. Ja kui võimalik, siis lükake edasi kõik, mis annab edasi lükata, kõik, mis puudutab raha kulutamisse ja raha kulutamisse just, et võib-olla on selle uue idee jaoks vaja väikest investeeringut, et kui teil kannatab, siis lükake see edasi järgmisesse nädalasse. Aga sellel nädalal algab ka tulihobuse aasta ja kui teie sellel aastal saate 60-aastaseks, olete sündinud 1966, siis see on teie aasta. See on üks kord elus, iga 60 aasta järel. Ma eeldan, et me ei ela 120-seks, no võib-olla, et elame, ei oska öelda. Et siis on see ikkagi, kui te ei ela 120-aastaseks, siis on üks kord elus teil see võimalus elada seda sama aastat, mil te sündisite veel kord. Et mina soovin teile, kasutage ära kõik selle tuleva tulihobuse aasta võimalused. Ärge laske mitte millelgi mööda minna, et võtke kõik vastu, mis sellel aastal pakkuda on. Võib-olla on see aasta, kuna tulihobune ise on selline tormakas, et ma arvan, et see aasta tuleb ka selline tormakas, täis järske muutusi, et võib-olla neid suuri elumuutusi, mida te olete kaua edasi lükanud, mingil põhjusel, kas julguse puudumise pärast või pole olnud õiget ajahetke, et võib-olla siis sellel aastal oleks hea need ära teha. Et seda aastat ei tule rohkem enam. Seda sama aastat, millal teie sündisite, tuleb alles 60 aasta pärast. Et sellepärast soovin teile väga-väga ilusat tulihobuse aastat, soovin teile ka imelist nädalat. Olge siis tasakaalus, ärge laske ennast illusioonidest petta. Hoidke rahaasjad kindlasti kontrolli all. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.